Disainerid on vangutanud päid luues kunstiteoseid ning defineerides nii selle kevade kui suvetrendid. Nüüd on nende looming jõudnud moelavadele, inspireerimaks kõiki, kes moodi armastavad. Võib-olla siin on nagu top 3. No muidugi need pastelsed värvid nagu sul on ja ma ei tea, mis veel. Kindlasti kõik on väga selline kevadine, kõik ootavad juba seda suve, hooaega, tahavad, et riidet oleks vähem ja kõik oleks selline väga kerge ja lihtsasti kantav. Let's say mythical and boho and romantic. I like oversized things, so basically for me oversized, everything which is bigger than I am, it works for me. Okay, for me it's pastels, the yellow color. Actually this year, the yellow and trousers, jackets and everywhere, that's my favorite one. Colorful. Yeah, color. More color. More color. I love colors. Kogu maailm läheb kevadele ja suvele vastu õhulisemate ja värvilisemate riietega, aga on ka materjale, mis moeloojate sõnul kapist puududa ei tohi. Maalähedus kindlasti. Lina, kangad, rohelised toonid, pruunikad toonid, pastellid, nahk. Ja meil on TV3 uudised ja ma mõtlen, et nii palju rahvast, kes tahavad oma garderoobi ette valmistada. Mis on vaja teha, nagu 3 steppi? Ma arvan, et alustage sellest, vaadake üle, mis teil kapis on. Kindlasti seal on juba pärleid, millest saab alustada. See on esimene. See on esimene. Siis teine, võib-olla värskendadage seda natuke selliste kevadiste värvitoonidega, veidi sellist soojemat rohekat, roosat võib-olla natukene sekka nagu täpselt, nagu sinu puhulgi näha. Ma arvan seda, et eestlastel on ikkagi see käsitöö oskus siiamaani säilinud, et võib-olla võiks käsitöö elemente sobitada oma garderoobi ja ilusad eegeldatud pitsid jäid mul siin südamele. Sa oled stilist, sa kindlasti tead, mis on vaja teha, et varsti juba suvi on käes. No üldiselt suvel inimesed ikka armastavad heledaid toone ja rõõmsaid värve, aga ma arvan seda, et ikkagi tuleb iseenda jaoks truuks jääda, aga sina oled ju hea näide, kui ilus on roosa, aga mehe seljas, eks ju. Kõigi moetrendide ja uute riiete ostmise tuhinas ei tohiks ära unustada üht, nimelt iseennast. Minu lemmiktrend on ikkagi, mina jään natukene sellise maskuliinsema stiili juurde, natukene võib-olla mulle meeldib ka lihtsamad vormid, aga pisut edgy, et siuke nagu mängulised elemendid ja võib-olla natukene ma tahaks neid reegleid lõhkuda ja näiteks aksessaarid võiksid olla isikupärased, et mingi osa seda isikupära võiks tulla, et meie ühiskond muutub aina rohkem see, et me tahame olla need, kes me oleme ja me võime seda ka natuke näidata juba, et midagi, mis on sinu enda. Ma arvan, et peamine soovitus ongi see, leidke oma isikupära, jääge endaks ja see ongi parim moesoovitus tänasel päeval.